Tere head kuulajad, 7. märts on täna 2022 aastale digisaade on siin. Teiega Hans Laugas ja Henrik Roonemaa räägivad teile nii palju kui on rääkida seda, kuidas tehnoloogiamaailm meile toob põnevat, toredat uut või siis muret tekitavat. Õnneks on meil täna koos neid teemasid arutamas külas üks saatekülaline, kelleks on Aigar Käis, Telia küberturbejuht. Tere Aigar. Tervist. No alustame siit võib-olla oma saadet ei saa muud moodi, kui et teeme korraks sellise 360 kraadi ringi selles osas, et mida meie tuttavustehnoloogia maailmas on muutunud viimase nädalaga, kui kogu maailmas on väga palju muutunud seoses Venemaa sõjaga Ukrainas. Ja vist tuleb teha selline kokkuvõtte alguses, et nii nagu kogu läänemaailm, majandusharud ja poliitika on võtnud väga jäiga seisukoha selles osas, et Venemaaga äri ja elu sellisel moel jätkuda ei saa, siis ka tehnoloogiafirmad tõmbuvad Venemaalt välja. Ma ei tea, Henrik, oled sa teinud siukse mingi nimekirja näinud või vaadanud, et kes mis staadiumis on mõned, kes on öelnud, et ei tarni sinna uut kaupa, mõned sulgevad esindusi ja mõned teenused ei tööta. Jah, no ma arvan, et antud hetkel on võib-olla targem või mõistlikum tähendab teha proovida ülevaadet teha sellest, et kes sinna veel siis jäänud on ja see ülevaade on ka väga lühike. Et ega praktiliselt ikkagi kogu tehnoloogiamaailm, need nimed ja need firmad, millest meie siin rääkinud oleme, on Venemaa turult ühel või teisel kombel lahkunud. Eelmine nädal, ma arvan, paar suuremat, mida tasub mainida või keda tasub mainida, üks oli Microsoft, kes teatas lõpetamisest ja siis tuli veel Samsung. Ja Samsung on ikkagi väga-väga suur tegija, eks ka ju Venemaal. Et need on võib-olla paar suuremat, aga ma ikkagi arvan, et me enam-vähem kogu tehnoloogiasektor, mis üldse on ja Venemaa Google'iks nimetatud Yandex on siin ka juba teatanud, et nad võivad sattuda raskustesse ja raha väljamaksed võivad seal viibida või ei tea, kas terendab pankrotioht. Et tehnoloogiline selline boikott on võimas. Ühtegi Hiina nime, ma arvan, selles nimekirjas ei ole, vähemasti mina ei ole näinud. Nii et seal suunal käib ikkagi tegevus täie hooga kindlasti edasi. Ja lihtsalt kui ma korra põikan vahepeal, ma ei tea, kas maailmas üldse keegi tähele pani, aga Barcelonas ju toimus iga-aastane see suur mobiilimess Mobile World Congress 2022 ja kui vaadata, et kes seal kõige põnevamate uudistega välja tulid, siis see top 5 koosneb eranditult ainult Hiina firmadest. Samsung vist tõi mingisuguse arvuti, aga muidu olid kõik Oppod ja Redmid ja kõik sellised firmad, eks ole, Lenovod ja et see mulle tundub, et üha enam ongi tehnoloogia maailmas, ütleme sellises personaaltehnoloogia maailmas on Apple, Samsung ja Hiina. Hästi palju Hiina tootjaid ja kõik see vahepealne pudi on sealt kuidagi vaikselt hakanud kaduma. Aga jah, Venemaaga siis niimoodi, et ma ei oska isegi kohe nagu kuidagi ei tahagi rääkida sellest, aga mis me ikka neid kokku loeme, eks? Jaa, ei seda küll, jah. Võib-olla küsimus on pigem selles, et üks asi on see majanduslik boikott ja kuidas sellele käituda. Teine aspekt on see, et kas niivõrd kuivõrd seda küsimust saab tõstatada, et kas oleks õige seal ikkagi mingid teenused töös hoida. Kas Venemaa valitsusrežiim on ise pannud kinni Facebooki, Twitteri, YouTube'i sellised kanalid, kus on võimalik ka midagi öelda, mis ei ole nende poolt nagu heaks kiidetud, eks. Ja tahavad neid kinni panna ja küsimus on, et kas me peaks tegema jõupingutusi, et siuksed teisi hääli seal ikkagi oleks. Näiteks huvitav teada oli BBC-lt, kes käivitas siis omaga tumeveebi või Tori võrgustiku põhise uudiste edastamise, mis ilmselgelt jõuab Venemaal väga-väga üksikute inimesteni, kuna sellest tehniliselt on mingi keerukas sellise asja avastamine. Aga mõte on nagu see, et peaks hoidma seal mingid infokanaleid lahti. No ilmselgelt peaks, eks, et kui lääs, ma saan aru, ikkagi vaikselt loodab rahvarahutuste peale ühe heidutusvahendina, eks, siis kui sellel rahval ikkagi ei ole võimalust üldse mingisugust infot saada välismaalt, siis on nagu olukord kehvasti. Eelmine nädal siin tõi ju ka huvitavaid selliseid sotsiaalseid häkke või väga leidlikke viise tehnoloogia kasutamiseks, et küll oli
levis üleskutse hakata Ukrainasse Airbnb kaudu majutusi broneerima. Et siis seda raha läheks, ja kohale see loomulikult ei lähe, eks, aga raha läheb maha ja läheb siis nii-öelda ukrainlaste toetuseks. Ja siis levis üleskutse Venemaal Google Mapsis arvustada restorane ja hotelle, aga mitte siis kirjutada restorani ja hotelli kohta, vaid postitada sinna siis infot selle kohta, mis Ukrainas päriselt toimub. Ja see muidugi suuremad uudis on see, et Venemaa pani kinni Twitteri ja Facebooki. Nii palju kui mina aru saan, siis selles riigis neid teenuseid enam ei ole. Huvitavad küsimused on näiteks Signal, mis on siis üliturvaline sõnumivahetusäpp ja mis ei ole kellegagi seotud, eks, mis on ju iseseisev projekt. Et kas nemad seal toimivad või toimib, ma isegi ei tea, ma jään vastuse võlgu. Ma eeldan, et koos Facebookiga oleks ka WhatsApp, aga jällegi ma ei tea. Ma ei tea, kas teil on infot selle kohta, et kas WhatsApp levib või ei levi. Iseenesest on ka krüptitud sidega ju tegemist. Pigem on seal populaarsem see Telegrami rakendus, mille siis viimasel ajal Signal oma kasutajate arvult on üle võtnud seal piirkonnas. Just turvalisuse põhjustel, et väidetavalt Telegram siiski ei ole nii turvaline ja võimaldab mingite metaandmete pealt kokku panna, kes kellega räägib ja kus kohas ja taolisi asju. Ja Telegrami, nii palju kui mina aru saan, siis see Telegram ei ole ikkagi nagu end-to-end, ehk siis saatjalt saajani krüptitud, vaid neil on mingisugused oma tehnoloogiad ja väga huvitav ja jällegi väga selline segane moment oli, kus Twitteris, kui inimesed hakkasid Venemaalt lahkuma, siis esimene uudis, mis tuli, oli see, et Venemaa piirivalve pidas 2 noortmeest, kes soovisid riigist välja minna, 2 venelast, kinni ja soris nende telefonides ja küsis, et kas te kasutate Telegrammi. Ja just kui mina lugesin ja mulle tundus, et kõik lugesid sellest siis välja, et ega te ometi Telegrammi ei kasuta noormehed, eks, et ega te midagi varjata pole. Aga mõni päev hiljem või paar päeva hiljem oli see pöördunud kuidagi teist pidi ja mina nägin ka mingeid uudiseid, mis justkui kõnelesid sellest, et Venemaalt väljuvatele inimestele on Venemaa piirivalve annab umbes sooja soovituse või kuidagi kaasa, et kasutage siis ikka Telegrammi, on ju. Mine võta nüüd kinni, kumba pidi see üldse siis on. Nii palju, kui ma olen ka nüüd lugenud, siis see teine tõlgendus on nagu pigem õigem, kuna Venemaal kasutatakse päris palju Telegrammi igasuguseid jaotuskanaleid ja bot selleks, et siis nii koguda kui jaotada infot ka nagu režiimile meelepäraste sõnumite kogumiseks ja vihjete kogumiseks ja edastamiseks. Et Telegram on kindlasti see vahend, mis seal on nagu, hoitakse nagu tööriistana kasutusel. Erinevalt Signalist, mis kui ma nüüd väga mööda ei pane, ma viimased uudist pole kuulnud, aga see peaks olema põhinema ikkagi nii-öelda väga laialt Amazon Web Services ega AWS-i serveritel, mida blokeerida on raske, ilma et see kogu tervet interneti kinni ei pane. Ehk mis on tagab Signalile sellise mõningase immuunsuse lausblokeerimise eest ja samas on see krüpteeritud, nii et aga ta kindlasti ei ole nii levinud minu teada kui Telegram. No ma ei tea, mina sõin oma mütsi ära, kui see Telegrami business on puhas business, nad on läbi kõikide nende aastate, kus Venemaal on kruvisid kinni keeratud ja mida kõike on Riigikontrolli alla võetud, siis seda Telegrammi ei ole nagu keegi puutunud ja igasuguste konfliktide juures on ma vaatan siin lääne ka küberasjatundjad imestanud, et kuidas see Telegram nüüd ikkagi jälle navigeeris või laveeris sealt nii-öelda piirangute vahet läbi, et kuidas see Telegram ikka veel lahti on ja mis seal ju kõik toimub, et info levib seal. Ma küll ei usu, et Venemaa võimudel puudub tehniline võimekus Telegrammi kinni panna, kui nad seda väga tahaks. Mulle tundub see ülikahtlane, ma olen seda umbes igas saates viimaste nädalate jooksul öelnud. Aga ma ei tea, Aigar, kas sina on sul juhuslikult mingit rohkem infot selle Telegrammi kohta? No Telegram on, kui me Signalit vaatame, siis Signal on open source, ta on nagu väga palju auditeeritud erinevate ekspertide poolt, eks ta on selline, mis ei lase sul ka metaandmete pealt statistikat teha, et kes kellega räägib ja nii edasi, et ta on selles mõttes on nagu väga hästi ehitatud suhtluskanal.
ja ta on üks tuttav ütles mulle, et kui sa tahad midagi illegaalset teha, siis vali Signal, eks ju, et see on nii turvaline, eks ju. See ei ole muidugi soovitus, aga see on, ütleme, et näide selle turvalisuse kohta. Aga Telegram meil on see, et nad arendasid minu andmetel omaenda mingi krüptograafia ja seda pole avalikult auditeeritud ega mitte midagi ja siis sealt hakkab tekkima kahtlused, eks ju, et võib-olla ongi seal mingi selline ametivõimudele tehtud aken sisse, kus nad saavad piiluda, mis tegelikult toimub ja nii edasi, et sealt need kinnise krüptosüsteemiga tulevad kahtlused, mida ei ole auditeeritud, eks ju, see on nagu fakt, on ju. Et aga kuna see Signal on open source, tegelikult Signali protokolli kasutab ka WhatsApp, aga nad on teinud seal teatud mööndusi selle kasutamises, eks, et ta ei ole päris see puhas Signal oma privaatsuse ja turvalisuse mõttes. No see on, ennast ei ole juhuslik, et me siin Signalist räägime, sest et ma olen ise tähele pannud ja kuulnud mõne tuttava käest, et pärast 24. veebruari on, ta ütles, Eestis tal päris palju inimesi telefoniraamatus on ilmunud värsketeks Signali kasutajateks ja väga palju, keskmisest rohkem nende tuttavate seas on inimesi, kes töötavad avalikus sektoris, et ma ei ole kuulnud küll, ma ei tea, aga kas on võib-olla antud juhis või mitteametlik soovitus, et kui kahtled või muretsed suhtle üle Signali või siis, et hoia oma telefonis valmis igaks juhuks sellist mingit alternatiivset suhtlusäppi peale, mis iganes esimene siis on, olgu ta kas või tavaline email. Kas sa Aigar nagu ka seda? Jaa, ütleme alternatiivne suhtluskanal võiks olla ja ma olen tõesti samamoodi tähele pannud, et väga palju inimesi on Signalisse kolinud. Aga Signaliga peab ka tegelikult teadma, kuidas seda kasutada, eks ju, näiteks Signali registreerimissõnumeid on vahelt võetud, sellega saab sinu konto üle võtta, eks ju, see tähendab seda, et tegelikult sa pead Signalile peale panema registreerimislukku endal. Et see väldib selle, kui kuskil ebaturvalises võrgus see SMS-i saaded üritad oma Signali kontot taastada, siis keegi seda üle ei võtaks. Oota, Aigar, rääkige mulle nüüd ära, kus see käib. Ma tegin praegu Signali lahti. Kus see on? Teeme Signali lahti. Nii, üleval vasakul on minu kasutaja üborgune mumme, seal on settings. Ja sa lähed seaded ja siis ma tunnen, et 11 on iPhone'is, teine Androidis, aga see ja ma olen Androidis, siis Androidis läheb konto peale ja seal on Signali PIN kood on üks asi ja siis on registreerimislukk, et paned PIN koodi ja siis paned registreerimisluku. See aitab selle vastu, et seda kontot ei saa sul üle võtta. Et ise kui keegi, ütleme, sa oled kuskil võrgus, kus on võimalik kellelegi pealt kuulata seda SMS-i, mis sulle saadetakse, et kui sa uut seadet Signaliga seod, nad ei saa ikkagi sinuna esineda Signalis, kui nad ei tea su PIN koodi. iPhone'is on see siis üleval vasakul on sinu, ma ei tea, minul on lihtsalt HR seal, ma ütlen, et teistel on nende nimetähed või kui profiilipilt pandud, ma ei tea, kas seal saab panna. Igatahes sealt tuleb settings ja siis on account ja registration lock ja siis tuleb see sisse jah, aga siis sa ei tohi oma seda Signali PIN-i mingil juhul ära unustada, et siis on jama lugu. Ja, nagu ikka, et pangakaardi PIN ja ID-kaardi PIN, et näed, aga huvitaval kombel jah, et see ei ole siis vaikimisi seal Signalis sisse lülitatud asi. Aga eks ta on alati see kompromiss sellise mugavuse ja laialdasema kasutusele võttu ja turvalisuse vahel. Kui automaatselt oleks kõik näised kohe peal, siis ilmselgelt oleks teatav protsent inimesi kukuks ära, kes ei hakkaks Signalit üldse kasutama. Aga lihtsalt tagasi tulles me natuke läksime nüüd õnneks väga praktiliseks ka korraks meie saates, aga Signalit mina usaldan tema turvalisuse suhtes, ütleme, ma usaldan nii palju, kui ma ükskõik mis tarkvara usaldan, et vigu ja bugisid ja igasuguseid asju võib seal ikka olla, aga ma usaldan seda, et seal ei ole tehtud neid kuidagi meelega ja kellegi jaoks. Ma väga loodan, et Eestis
olulised inimesed ei koordineeri oma tegemisi Telegrami kaudu. Ma saan aru, kui seda on vaja näiteks oma seadmes hoida ja selleks, et lihtsalt tarbida või olla mingisuguses inforuumis või mingis inforingis ja vaadata, et mis kusagil toimub. Ma isegi ei ole päris kindel, kas ma julgeksin seda äppi hoida oma sellises igapäeva telefonis kogu aeg saadaval või siis ma vähemasti väga täpselt vaataks üle, et millised õigused sellele äpile on antud, kas ta saab ligi mu asukohale või kaamerale või mikrofonile või midagi sellist, et mina seda äppi ei usalda. Aga eks ta usalduse küsimus ongi, seni kui meil tugevat tõendid ei ole. Võib-olla, Aigar, kas sa oskad meile midagi öelda ka selle kohta, et kas sul on silma jäänud üldse laiemalt, tules Eestisse nagu tagasi sellest keerulisest olukorrast välismaal, et kas pärast seda konflikti puhkemist on Eestis kuidagi turvalisuses küberturbe olukord läinud, muutunud, on ta läinud võib-olla hullem, paremaks, võib-olla midagi rohkem hakatud valvatama, mingid pettusid on tulnud juurde või vähemaks jäänud? No jah, nagu ikka iga kriisiga siis aktiveeruvad ka erinevad tegelased, kes üritavad sellest kasu lõigata, on ju. Et kui pettusest rääkida, see on väga standardne, on ju, kutsutakse üles annetama, pannakse kuhugi sotsiaalmeediasse kontonumbreid, on ju, kirjutatakse veene teksti juurde ja siis inimesed lihtsalt kannavadki, eks ju. See on nagu tavaline asi, et mis juhtub, et siin tasuks ikka meelde tuletada, et kindlasti kui keegi tahab annetada, siis läbi ametlike kanalite, mis on ka meil meedias läbi jooksnud, on ju. Et kindlasti juhuslik Bitcoini mingi aadress, mida öeldakse, et just see on see, kuhu tuleb raha saata. Isegi mitte Bitcoini aadress, aga reaalselt nagu IBANid või kontonumbrid, eks. Aga muidu üleüldiselt on kübermaailmas ärevus tegelikult väga suur praegu, eks ju, ja siin ka tegelikult Eestis, eks ju, et me peame väga ettevaatlikud olema kogu see info, mis sisse tuleb, eks ju, kui asju Twitterit vaadata, siis sa ei pruugi teada, mis see nagu õige info on, kui sa ise seal koha peal ole, on ju. Aga ikkagi põhi selline madistamine käib ikka Ukraina ja Vene vahel, kui küberruumist rääkida, et teenustõkestusrünnakud on väga tavalised, anonüümus grupeering siis astus ka Ukraina poolele ja ründas erinevaid Vene Föderatsiooni saite, eks ju. Siin oli üleskutse vahepeal osaleda DDoS rünnakutes Venemaa mingite ministeeriumite, ametiasutuste, ajalehtede ja kõigi nende asjade vastu, eks ju, aga seda, kuigi see oli väga lihtsaks tehtud kasutajatele, siis ütleme, et sellist tegevust ikkagi soovita, sest et see rünnak läbib enne kui ta sinna oma sihtkohta jõuab veel hunniku andmekeskuseid, võrgusõlmi ja nii edasi, et tegelikult selle võivad olla ettenägemata tagajärjed, eks. Ja lisaks veel, et see pole, kuigi sinu õigluse tunne võib olla nagu väga suur, et seda teha, on ju. Aga juriidilises kontekstis see ei päde tegelikult. Et kui ma oma, olgu näiteks kas või kodusest internetist või veel hullem võib-olla tööandja juurest, kuidagi sekkun sinna, mis tundub mulle nagu moraalselt õige, aga ma hakkan tehniliselt tegema küberrünnakut, et siis sellele järgneb mingi sanktsioon ilmselt. Mis see telekomi teenusepakkuja siis võib teha? Ütleb, et ma rikkusin mingeid kasutustingimusi. No jah, tegelikult lepingjärgi küll, jah. Et selline asi ei ole lubatud. Et kedagi tahtlikult rünnata, eks ju, sõltumata sinu sellest moraali seisukorrast parasjagu, et jah, et Vene CERT andis välja ka kuskil 17,000 IP-d, mis kõik ründasid neid ja ütleme, seal topis on ikkagi Indoneesia, Brasiilia, Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ise ka muidugi, kummalisel kombel, eks ju. Et aga ma vaatasin, et Eesti IP-sid oli ainult seal 4 õnneks, et me oleme suhteliselt ikkagi tsiviliseeritult käitunud. See on väga huvitav, aga kas võib arvata, et need IP-d, mida Vene CERT välja andis, on siis nii-öelda mitte mingid vaheaadressid, vaid need võib-olla, kus siis pärines reaalselt see ründaja?
Need on need aadressid, mida nemad nägid, eks ju, see, et seal Eesti IP-d või ma ei tea, Makedoonia IP-d ei tähenda, et see rünnak nagu sealt alguse sai, et need võisid olla mingid ülevõetud seadmed, mida kasutati siis edasi ründamiseks, et see attribution, ütleme kogu kübermaailmas, see on nagu nii raske teema, et kui anonüümus ründab, kes see siis ründab, eks ju, põhimõtteliselt terve maailm on ju, Venemaalt seest ka võib-olla või no ja kui sa ütled, et seal on USA ja Brasiilia seal nimekirjas ees, siis pole üldse nagu väga raske järeldada, et seal on lihtsalt väga palju IP aadressi nendes riikides, ehk siis väga palju internetti ühendatud seadmeid. Aga see omakorda ju tegelikult ei pruugi tähendada, et häkkerid või ma ei tea, anonüümuse liikmed nendes riikides täpselt on, et sa võid oma internetiliiklust ja eks nad ju kindlasti teevadki seda, põrgatavad läbi väga mitme sihtkoha ja üle maakera edasi-tagasi ja kus nad tegelikult on, seda me ei tea. No Aigar, mis sellest või Hans, kas sina ka oskad öelda, mind on juba hakanud huvitama see, et mis asi see anonüümus nagu ikkagi on või kellest ta siis nagu koosneb, eks ma saan aru, et ta koosneb mingitest inimestest, kellele meeldib häkkida ja nad kunagi vist said kuulsaks sellega, et mida nad hakkasid häkkima, USA, kas presidendivalimistega seoses või oli see veel enne või? Snowden seal mölla see suur lekitamine toimus, siis nad ju kerkisid nagu esile, eks. Aga ja ma saan aru, et see on selline mõneti amorfne seltskond, aga kellegi käes peab ju olema nagu see Twitteri konto ja kellegi käes peab olema mingisugune Facebooki konto ja kui palju me sellest rühmitusest nagu üldse teame? Ma ütleks, et mitte väga palju peale selle, et nad kannavad ägedaid maske, eks ju. Aga kui vaadata Twitteri kontosid, neil on ikka tegelikult mitmeid Twitteri kontosid ja põhiliselt nad ikkagi teevad oma avaldusi Twitteris ja tavaliselt neid on võimalik kuidagi ka valideerida, et suht harva kui nad hakkavad midagi ütlevad, nad tegid ja tegelikult ei teinud, on ju. Aga ausalt, ma ei kujuta ette, mismoodi see organisatsioon käib, et nagu sa ütlesid, see on selline amorfne, et võib-olla seal on mitu sellist osakest või palju osakesi, kes suhtlevad kuskil, lepivad kokku, jah, et me oleme nüüd, ma ei tea, paneme oma jõu nüüd sinna poole või teisele poole. Ja, aga siin see oli vist ju ikkagi oli ju eelmisel nädalal, kui nad siin väga võidukalt teatasid, et nad häkkisid, mis nad tegid kõik, nad häkkisid ära USA või need Venemaa telejaamad ja väidetavalt panid sinna Ukraina pildi jooksma, mille kohta ei leidnud küll mingisugust suurt kinnitust, et see tegelikult oleks niimoodi olnud või vähemasti seal oli nagu nii palju, kui mina sealt lugesin aru sain, et see oli regiooniti ja seal kohtades, kus oli siis IPTV. Ja siis oli keegi, kas need olid nemad või keegi teine, kes postitas mingisuguse pilte, et nad on sisse häkkinud Venemaa satelliidi juhtimise süsteemi, mis oleks nagu ikkagi väga-väga tõsine, eks ole, ja väidetavalt siis kaaperdanud ära venelaste luuresatelliidi või lausa mitu, mille peale siis Vene kosmosepealik teatas, et juba ainuüksi see oleks piisav põhjus sõda alustada, kui keegi nende satelliidid ära ajaks. Ja see ka nagu vist ikkagi väga suurt kinnitust ei ole leidnud, et need ekraanipildid, mida nad postitasid, olid ju suhteliselt geneerilised ja mingid satelliidi juttu sealt väga ei paistnud. Ja see ütleme, et sõltub, kui ma ütlen, et ma äkkisin mingi satelliigi command post'i ära, et võib-olla ma sain ainult selle esilehe seal kätte. Et tõsi on, nad äkkisid selle ära, aga mitte just väga sügavalt, et midagi just maha ei kukkunud taevast. Minu jaoks on see anonüümus selles mõttes väga huvitav fenomen, et selle sildi all on tehtud erinevad tegusid just üle 10 aasta või rohkemgi ja erinevad võimud on arreteerinud ka inimesi, kes on olnud nende üksikute tegude taga. Aga mitte kunagi pole tulnud välja sellist käekatsutavat tõestust, et eksisteeriks mingi asi, mida võiks kutsuda organisatsiooniks. Ma ei tea, struktuur, alluvus, hierarhia, inimesed, et see on just väga vahva fenomen, kus tegelikult kõik sõltub sellest, kui hästi suudad inimesi mobiliseerida. Et kui ma teen uue Twitteri konto, panen sinna nimiks Anonymous Eesti või Anonymous 2022 või midagi sellega seotud ja kuidagi suudan veenda foorumites, jututubades, et kuulge, et meil on siuke missioon ja lähme teeme kõik, häkkime mingit asja, siis ma võingi öelda, et ma olen ka Anonymous ja see ei tähenda, et keegi on mulle andnud selleks loa või et ma kellegilt olen saanud volituse või kuidagi seostuda nende teistega. Et ta mõnes mõttes on siuke kõige
rahvalikum häkkerite häkkimise näide, aga kindlasti ei maksa karta, et siin on maailmas tegutseb mingi tohutu salaorganisatsioon, mis aeg-ajalt tõstab pead ja siis järsku ründab kedagi. See on pigem siuke kõige ehtsam rohujuure tasandi tegutsemine, eriti kuna need meetodid nagu päris primitiivsed tegelikult, see teenuse tõkestusrünnak nõuab ainult massi. Kusjuures lugesin ka just hiljuti, et need küberründed, mis on olnud, on sellised tavalised olnud, et teenustõkestusründed, lehtede näostamine ja nii edasi, et algselt kardeti, et siis Venemaa tuleb kogu oma selle küberarsenaliga välja ja ma ei tea, pangad hakkavad kukkuma ja mis iganes on. Ja mingid, ma ei tea, kogu see ütleme tootmissektor ja kõik see teema, aga siiamaani õnneks ei ole sellist asja nagu väga täheldatud, kuigi USA kutsus üles ju kõiki oma ettevõtteid väga hoolikalt paikama kõike tarkvara, võrguseadmeid ja nii edasi. Et jah. Tead, Aigar, kui sa meil saates oled, siis mul on ikkagi tohutu huvi küsida ja sa võib-olla ütled, et sa ei saa vastata või ei tea veel vastata või on vara, aga kas me nüüd vaadates seda, kuhu Ukraina meie kõigi hinnangul rahu armastava riigina ehitas oma ühiskond üles ja kuhu nüüd sattunud, kas me näeme midagi, et nad on tegid õigesti või valesti, millest me saaks õppida, et meil endal oleks tulevikus ka kriisides olukord turvalisem. Et tegelikult enne kui sa vastad, siis me tegelikult ju näeme, et Ukrainas side töötab üllatavalt palju, nii palju kui näha mobiiltelefonid, andmeside, see on võib-olla kõige võimsam relv üldsegi neil, et see side töötab. Et midagi on nad teinud õigesti või siis on vastane jätnud tegemata või kas on mingid sellised õppetunde, mida me näeme, et see on oluline. No kui infrastruktuuri tasandil rääkida, siis on olnud seal küll kuskil lasti Vodafone'i ja Kyivstari mastid õhku, aga üldjuhul on põhimõte see, et mõlemal poolel on sidet vaja. Et sa, kui sa hävitad kogu selle taristu ära, ütleme füüsiliselt, siis sa ei saa ise ka mitte midagi. Ja sul on seda nagu pärast väga hädasti vaja, et kogu seda teemat koordineerida ja nii edasi. Aga mis siit õppida on, et tuleb ettevaatlik ja tähelepanelik ja hoolas olla kogu oma ka selle kübervarandusega seoses, eks ju, et ei saa olla nii, et ma äkki võib-olla ülehomme paika on mingi kriitilise augu ära, sa pead seda nagu dünaamiliselt tegema kohe, eks ju. Või siis võtma muud abinõud tarvitusele. Teenustõkestusründe puhul on, siis tuleb oma operaatoriga muidugi rääkida või vaadata muid variante. Aga kui me räägime lihtsalt sellisest nii-öelda hügienist ja asjast, siis see peab paigas olema. Lihtsalt hambaid pese, tambad suust ära. Et sa pead sellega tegelema. Ja sul peab olema nagu plaan paigas, mis juhtub. Et mida kiiremini see intsidendi avastad, seda väiksem on see aeg sul taastumiseks ja väiksem hunnik raha tuleb ka päeva lõpus välja käia. Ja kogu see mõju on väiksem. Ma ei tea, ma arvan, et me võiksime selle küberteemaga nüüd joone alla tõmmata. Aigar, kas mina siin eelmises saates ütlesin, et minu jaoks on olnud üllatav, et küber kui selline see kuulus kübersõda või küberi tähtsus konfliktis, mida me oleme ju aastaid siin rääkinud ja arvanud, et see on tänapäeva sõja selline vältimatu, lahutamatu osa. Me seda nagu ei ole ikkagi avalikult vähemasti eriti palju näinud. Eks? Me oleme näinud seda anonüümuse häkkimist, me oleme kindlasti näinud ülipalju infosõda, seda, kuidas postitatakse videosid praktiliselt reaalajas, kus mingi rakett lendab ja seda kõike on, see on arusaadav, aga küber kui relv ei ole minu meelest, minu hinnangul siiamaani ikkagi veel lahinguplatsile veeretatud. Õnneks ei ole, jah, kuigi tegelikult enne konflikti ju Ukrainas avastati ju päris sellist tõsist pahavara, mis põhimõtteliselt lasi kõik nii-öelda küberõhku, eks ju. Et aga õnneks veel ei ole, aga nagu üks meil hea kolleeg ütles, et see võib muutuda ööga. Täna ei ole, homme on, eks ju.
see et peab olema valmis ja valvel. Ei tohi ennast tõdvaks lasta sellegi poolest, jah. Ja. Selge pilt, aga aitäh sulle Aigar saatesse tulemast ja hoiame kõik siis oma kaitseliine püsti. Teeme nii, oli meeldiv, aitäh! Aitäh! Tänud sulle! Lähme oma saatega edasi, mõned teemad on meil ka mitte sõjalised, aga ei saaks öelda, et mitte kriminaalsed, sest maailma ühte suurimat tehnoloogiavõimat Nvidia, mis toodab graafikakaarte ja protsessorid ja igasuguse sellised asju, tabas küberrünnak, kus varastati rohkem kui 70,000 töötaja kontod ja neil on mingisugused eriti huvitavad nõudmised Nvidiale. Hans, sa oled kirjutanud kurioosne lugu. No tõesti kurioosne. See, et sul kontot töötajatel pannakse pihta, see on juba iseenesest kurioosne, aga mis seal siis toimub? No kurioosne on muide see, sa ütlesid 71,000 kontot, Nvidias on vist 18,000 töötajat ainult. Aha. Aga kontosid tuli välja 70,000. Aga hakkame algusest peale. Üks päev enne, kui see maailmas puhkas jama, 23 veebruar oli Nvidias intsidenti ja mingisugused tüübid, kes nimetavad ennast lapsusgrupiks, said kätte siis hulga väga salajasi andmeid Nvidia käest ja selle põhjal nüüd sellist väljapressimiskampaaniat läbi viimas. Ja võib-olla miks selle loo teeb oluliseks see, et Nvidia ei ole mingi suvaline firma. Et esiteks nad on ju graafikakaartide tootjad seas, ütleme kõige olulisem kui üks olulisematest. Ja nende toodetud graafikakaartide, mis on see taustalugu, mida me teame, mis on viimased aastad toimunud, tahad saada uut graafikakaarti, lihtsalt ei saa, poodides ei ole, hinnad on aetud tohutult üles. Ja põhjuseid on siis peamiselt selles, et ühed kaevendavad nendega krüptot ja teenivad sellega raha, mängida ei saa kaartidega. Mida tegi Nvidia eelmisel aastal? Tegi sellise tarkvara uuenduse oma uutele kaartidele, mis on siis LHR, mis tähendab light hash rate, mis nagu piirab selle graafikakaardi kasutust krüptoraha kaevandamisel. Et sa teoorias nagu mängida saad ikkagi, aga sa tahad seda kaevandada, siis sa ei saa sellega nii palju teenida. Mis oleks pidanud lahendama selle probleemi, et krüptokaevandajad ei osta kaarte üles ja turg läheb normaalseks. No nüüd see häkkerite grupeering, kes nüüd sisse murdis Nvidiasse ja varastas sealt väidetavalt terabaidi jagu andmeid, esitas sellise ultimaatumi Nvidiale, et kuulge, tehke oma graafikakaardid nüüd niimoodi, et kõik saaks nendega vabalt kaevandada ja lausa tehke nii-öelda avatud lähtekoodiga driverid. Ütleme, ma pole varem ei tule meelde, et sellist äriettevõtet oleks niimoodi mitte lihtsalt raha välja pressitud, vaid nagu sunnitud mingit käiku tegema oma tootearenduses. Kujutad ette, et keegi nagu Apple'ist varastab raha, ütleb, et järgmises iPhone'is olgu, ma ei tea, mälukaardi pesa. Või muidu. Kõrvaklapi auku tagasi. See on sisuliselt selline avalik pantvangis hoidmine, eks ole. Just. Ja, aga mis see vaene Nvidia nüüd teha plaanib huvitav? No ei ole... saate salvestamise ajal ma ei ole muud veel kuulnud, et Nvidia oleks siis, nad on tunnistanud, et jah, selline asi juhtus ja terabaidi jagu andmeid, mis varastati, seal sees oli ka ütleme siis neile kroonijuveelid ehk peaks olema see info, mis kui ma õigesti aru saan, lubab need drivereid siis kas muuta või lähtekoodi avada. Aga igatahes Nvidia ise pole öelnud, et nad alluks selle väljapressimisele. Osa infot, mis lekitati, ehk siis häkkerid ütlesid, et meil on tõsi taga, olid need kontod, mida sa mainisid, 71,000 kontot ja tundus, et need on õiged kontod ja kuigi firmal on palju vähem töötajaid, siis see võib olla põhjus selles, et see on läbi paljude aastate siis ka lahkunud töötajate ja mailing listide kontod ja mitte lihtsalt kontod nagu meiliaadressid, vaid ka krüpteeritud paroolid. Ja teatavasti paroolil on tänapäeval niimoodi, et kui sul on väga lihtne parool, siis on ta ka pärast krüpteerimist võimalik lahti murda. Ehk siis on veendutud, et tegu on päris kontodega ja mida oleks võimalik kasutada rünnakuteks. Ühesõnaga kellegil on väga tõsine tahtmine, et Nvidia oma graafikakaardid lahti teeks.
Vaata, see tegelikult läheb jälle sinna kategooriasse, et kui sul on mingid andmed olemas ja sa need võrku paned ja siis pead olema mentaalselt valmistunud selleks, et nad sealt ka minema lähevad, eks. Ehk sel hetkel, kui ilmub välja jälle mõni kodanik ütleb, et meil oleks vaja kuhugi tarkvarasse tagauksi tekitada ja et me hoiame neid, uskuge meid, me hoiame neid tagauksi väga hästi ja me hoiame neid võtmeid väga salajas ja keegi sinna ligi ei saa, siis iga selline uudis näitab, kuidas kui uks on või kui mingi võimalus on, eks, et siis see ka ära aetakse. Siin otseselt ei ole praegu nüüd mingi tagauksega tegemist, aga mõte on sama, eks, et kui piisavalt hästi tahta ja piisavalt kõvasti koputada, siis lõpuks sa mingisse süsteemi sisse saad. Seda on, aga ütleme Nvidia graafikakaardi omanikuna, see jutt ja väljapressimine käib muide just nendest 3000 seeriakaartidest, mis on ülemise aasta lõpus vist tulid, et need on head kaardid, aga ma nüüd ei hoiaks pöialt sellele, et Nvidia varsti saadab meile need avatud lähtekoodiga driverid, sellepärast et see on lihtsalt liiga robustne oleks alluda sellisele väljapressimisele, kus sa põhimõtteliselt ütled, et keegi teine teeb sinu eest neid äriotsuseid ja ei maksa loota. Nii, ja kui meie saade ilmub esmaspäeval, ilmselt te siis kuulate kas esmaspäeval või äkki mõni inimene kuulab teisipäeval näiteks, siis võime öelda, et teisipäeva õhtul on Apple'i selle aasta esimene ja kauaoodatud avalik üritus või peaks ütlema pressiüritus või tootetutvustus, et kes on siin mõelnud, et peaks mõne uue Apple'i asja ostma, siis teisipäeval ilmselt midagi uut tuleb. Ja praegu on väga segane, mis see kõik on, jutud käivad seinast seina, nüüd räägitakse isegi suhteliselt kõva häälega mingisugusest Apple'i monitorist, mis on siis mõeldud tõenäoliselt kas Apple minide juurde või nendele inimestele, kes tahavad Apple'i sülearvuti päris tööarvutiks, lauaarvutiks konvertida. Täna sel olukord on suhteliselt kehva spetsiaalselt Apple'ile mõeldud kuvarit tehakse, et nende enda see Pro Display on ultra kallis tuhandetes eurodes ja tavaliseks, ma ei tea, progemis või kontoritööks kindlasti sellist osta ei ole mõtet, kuigi see on väga hea. Räägitakse suurest iMacist ehk siis tõenäoliselt 27-tollisest iMacist uue protsessoriga, räägitakse uuest iPad Airist, mis tõenäoliselt saab lihtsalt protsessori uuenduse ja väga suure küsimärgi all on, aga kõik ilmselt ikka loodavad, et tuleb ka uus MacBook Air, mis on tõenäoliselt, ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et tegemist on olnud Apple'i läbi aegade kõige populaarsema arvutiga. Et hind on ju soodne, eks, et see on 1000 euro ümber ja see Air, mida praegu poodides müüakse, ehk siis see eelmise põlvkonna Air, see on absoluutselt fantastiline arvuti, igas mõttes ja ma just üks päev käisin poes, vaatasin ise oma silmaga üle need uued MacBook Prod, mis on ju ka väga kiidetud arvutid, aga need on ikka suhteliselt pontsakad poisid, ma ei tea, kas sa oled näinud neid või kui Air ja MacBook Pro kõrvuti panna, siis ikkagi MacBook Pro on, tal on ikka korralikult seda muskulatuuri. Ta on ikkagi jämedam, jah. Ja mitte vähe, vaid ikkagi päris nagu tuntavalt ja muidugi tal on palju porte ja tal on parem protsessor ja kõik nii ja nii, aga mina näiteks otsustasin küll, et minu jaoks ei ole õige arvuti ja ma kindlasti ootaks ära Airi. Ma loodan, et tuleb 14-tolline, muide ma eriti loodan, muidugi kunagi ei juhtu, et tuleb 15 või 16-tolline Air. See oleks täpselt see, mida vaja. 16-tolline MacBook Air, no siis ta ei oleks enam Air ju. Ei, ta oleks samamoodi õhuke ja ma arvan, nad saavad ta kuskile 1,5 kilo peale äkki saaksid tuua. Super hea selline nagu suur, 16 on võib-olla palju, aga 15-tolline Air oleks nagu väga-väga mõnus. Seda mahutaks isegi peaaegu sama suurde kesta ära, kui see praegune. Natuke tuleb suuremaks. Praegune on siis, ma vaatan, 13,3 aga MacBook Pro on 14 umbes sama suures kestas. Et natuke suuremaks teha 15. 14 võiks ta nüüd kindlasti olla, aga siin võib ikkagi see Apple'i üsna vastik tooteloogika või Tim Cooki kalk lähenemine võib siin kahjuks nagu sisse, et mulle ei anta isegi 14-tollist Airi, vaid antakse 13-tolline ja öeldakse, et kui sa tahad suurema ekraaniga arvutit, sõber, siis pead ostma Pro ja Pro on poole kallim. Uus Air tuleb ja võib-olla teevad isegi 12-tollise, nagu siis vahepeal oli ju see MacBook, oligi selle nimi lihtsalt MacBook.
mis oli see Baby MacBook. Et ühesõnaga ma loodan, et nad seda ER-i väga kihva ei keera. Aga arvestades, et viimaste MacBook Prode ekraanid läksid suuremaks ja ilma, et nad oleks siis korpuse suurust palju suuremaks ajanud, siis sa tahad öelda, et sinna 13,3 tollise praeguse ER-i mõõtudesse mahuks 14 tolline. Ja umbes nii jah, sest MacBook Proga ju tehti niimoodi, et need uued on 14 tollised ja eelmised olid 13 tollised. MacBook Air 11 tolline kunagi. Jaa. Mis oli nagu ikka miniatuurne nukuarvuti. Et sinna mahuks siis tegelikult 12 tolline. Jah, umbes niimoodi. Aga no näeme. Tead, ikkagi vaadates seda praegust tootelivi, siis tõesti suur iMac 27 tolline on veel täiesti vana protsessoriga Inteli omaga. Ja tegelikult ka võib-olla see kalkloogika ütleb, et võib-olla me näeme nüüd uut protsessorit, kui meil on M1 töötab mühinal ER-ides ja kõvemates masinates on M1 Pro ja Max, siis nüüd võiks see aasta tulla välja uus protsessor M2 ja kuhu tuli kõige esimesena M1 protsessor hoopis väiksesse minisse, lauaarvutisse siis nii-öelda soenduseks prooviks. Võib-olla tuleb hoopis M2 protsessoriga mini, aga võib-olla ka ER. Aga võib-olla ei tule ükski neist ka, see on ka variant. Muidugi, kes seda M2 ootab, siis see M2... Ma mõtlen meie kuulaja peale praegu, kes on saanud tohutu hulga mingit infot ja öeldes, et võib-olla ei tule üldse midagi, võib-olla tuleb kõik. Selline see kuulujutu tase nagu... Aga selline, see on tõsi. Praegu on. Ja ühesõnaga, selge see, kunagi tuleb 27-tolline iMac, eks, ja võib juhtuda, et see on siis homme. Ja võib-olla võiks sellest tulla ka isegi veel suurem variant, miks mitte? Ega see 27 tänapäeval ka mingisugune ülimsuurus ju enam ei ole, et saab ka suuremaid. Kunagi tuleb uus ER. See jutud on liiga tugevad selleks, et ja juba väga pikka aega kestnud, eks see võib juhtuda praegu või hiljem, kunagi ta tuleb. Ja siis vaatame mis edasi. Midagi nad peavad ju homme välja kuulutama, vaevalt, et nad ühe iPadi protsessori uuenduse pärast. Aga sa ei maininud telefoni. Uus telefoni. Sa mõtled SE-d, eks ole, sest et iPhone'i aeg traditsiooniliselt on sügisel ja seda kindlasti ei tule, aga SE. Aga tead, see SE on päris huvitav asi, sest ma just see nädal ostsin ühe iPhone'i. Oli vaja osta siis pereliikmele, kes ei taha kallist telefoni, pigem tuleb nuputelefoni pealt ja sobiks lihtsam iPhone. Ja vaadates, kuidas hoiavad hinda vanad 5-aastased telefonid, siis on see iPhone SE, mis on praegu müügil, on aastast 2020 ja maksab eurotsoonis üle 450 €. On ikkagi päris odav, ehk siis kui see on Apple'i jaoks ma ikkagi ütleks, see on oluline tootenišš on odav iPhone ja kui tuleb värske selle aastas, võib-olla 5G toega lausa odav iPhone ehk siis SE, mille hind ei ole üle 500 €, pigem 400 €, USA-s dollarist $400, siis see on tegelikult päris magus koht, kuhu tuua just neid inimesi, kes ilmselt tulevad nuputelefoni pealt ja see on esimeseks iPhone'iks. Ja või tulevad Androidi pealt, ega seda ka ei tea. Ja ütleme, odav iPhone peab olema ikkagi valikus, eks, et peab olema selline toode, sest ma vaatan ka pere nagu pilguga seda situatsiooni, siis lapsele, kes suudab kulutada 4 iPhone'i nädalas, kui talle see võimalus anda. Et siis, et sa ei hakka ostma seda 1000 €, eks ole, suurt, et mida odavam, seda parem ja sinna iseenesest klapib hästi veel üks jutt, mis mulle jäi silma, üks ennustus, et see praegune iPhone SE jääb ka müügile ja sellele näidati mingit pakuti täiesti absurdset hinda, kas $100 või oli ta 100 midagi dollarit. Wow, et see oleks nagu kõva käik ja see iseenesest klapib kokku selle loogikaga, et Apple ju on ikkagi ka kiiresti muutumas teenuse ettevõtteks, eks, et need äpi poed ja pilveteenused ja kõik see on väga palju tähtsamaks muutunud Apple'i jaoks kui mõned aastad tagasi. Tegemist on ikkagi selgelt kasvava valdkonnaga ja seal seda nii-öelda Google'i
või Androidi maailma taktikat natukene rakendada, et noh, või konsooli maailma, et müüme seadme odavalt ja võtame pärast selle raha teistpidi tagasi teenuste pealt või tarkvara pealt või sisu pealt, eks, et see ei olegi tegelikult üldse halb mõte ja ega sellel tänasel iPhone SE-l no, mis tal ikka nii väga häda on tegelikult, eks, et võib-olla natuke võib protsessorit uuendada, 5G-d ei ole vaja, sest minu meelest on üldse kahtlane, kui palju seda tänapäeval nagu veel vaja on. Tead, võib-olla lihtsalt läänes on juba need nii levinud, igal pool on sul 5G võrk, et tarbija tahab veel psühholoogiliselt, et mu telefon võiks olla ka. No ja, aga kui sa 150 € eest saad iPhone'i, siis ma arvan, sa ei taha psühholoogiliselt küll mitte midagi, siis sa oled õnnelik, et sul on iPhone. Ta on selline iMessage'i saatmise seade. Aga see sinu loogika võib seletab näiteks mingid veidrusi, mida ma märkan mõnikord kas või Apple'i Eesti edasimüüja juures on tooterevis on iPhone SE 2020, mis on niimoodi nagu markeering, et see on see SE ja sinna kõrvale sobiks väga hästi siis 2022 SE või siis nagu uus SE, et need mõlemad jäävad müüki. Väga huvitav, seda siis näeme. Eks me näeme jah, ma ei tea, ma arvan, me võiksime tänasele saatele tõmmata vist joone alla. Järgmises, nagu me siin enne ka mainisime, et vahepeal toimus ju Mobile World Congress ja tegelikult hoolimata sõjast on tehnoloogia maailmas ju uudiseid veel, et me no võt keegi ei tea, kuidas nädala aja jooksul need uudised ja asjad siin arenevad, aga ma arvan, kui vähegi võimalik, et siis me Hansuga prooviksime järgmisest nädalast sellisest tugitoolikindrali rollist loobuda ja oma tehnoloogialiistude juurde tagasi minna ja rohkem jälle tehnoloogiasaade olla, sest eks kõigi nende uudiste kõrvale on lõpuks ikkagi seda ka vaja, et me ei elaks 24/7 ainult selles, sest muidu me ei pea kaua vastu. Aga ma arvan, saame öelda, et selline oli tänane digisaade. Aitäh kõigile, kes olid meiega ja kohtume nädala aja pärast.